Iga hea menetlus saab alguse heast ettevalmistusest ja lastega seotud menetluse ettevalmistus ei ole kindlasti vähem tähelepanu vääriv, pigem isegi rohkem. Kui järgite menetluses lapsesõbraliku meelespea nõuandeid, tunneb laps, et temaga arvestatakse ning teeb parema meelega koostööd. Esimese asjana ma uurin välja, kas lapsel on toetav inimene, kes hoolitseb selle eest, et laps teaks, mis toimub. Olgu see siis pereliige, lastekaitsetöötaja või kaitsja näiteks. Siis teine asi, mis on väga oluline, kas lapsel on mõni puue, liikumis- või kõnepuue või autism. Sel juhul vajab laps ilmselt erilist tuge. Ja teen kindlaks, kas on ta selle juba saanud või siis juhin tähelepanu, et ta selle kindlasti saaks. Seksuaalselt väärkoheldud lapsi peab esmalt ära kuulama lastemaja töötaja või vastava väljaõppega uurija. Nii et sel juhul ma teen kindlaks, kas seda on juba tehtud, enne kui hakkan üldse kohtumist organiseerima. Kui vähegi võimalik, siis peavad juurdlust läbi viima just need inimesed, kel on olemas vastav väljaõppe ja kes lapse omapäraga hästi sobivad. Just soolises mõttes saab seda jälgida. Selgita enne ülekuulamist või istungit välja, kas lapsel on olemas toetav inimene, esindaja, kaitsja, lastekaitsetöötaja, lapsevanem või muu lähedane. Selgita välja, kas lapsel on mõni erivajadus, näiteks liikumis- või kõnepuue, vaimse tervise probleemid, mistõttu võib ta vajada erilist tuge. Arvesta, et seksuaalselt väärkoheldud lapse peaks esmalt ära kuulama lastemaja spetsialist või vastava väljaõppega uurija. Kaalu, milline spetsialist sobib kõige paremini just seda last üle kuulama või istungil osalema. Võtta arvesse konkreetse lapse vajadusi ning ülekuulaja või ülekuulamisel osaleja sugu, ametit ja rolli. Tere, kas ma räägin Pillega? Tere, jaa. Tere Pille, mina olen Vitali Matveev, helistan Kesklinna politseijaoskonnast. Kõlab vist natuke ähvardavalt, aga tegelikult ei ole asi üldse nii hull. Nimelt oleks meil vaja seoses eelmisel nädalal seotud juhtumiga Andre käest mõned küsimused küsida. Jah. Te mõtlete seda, mis koolis juhtus, jah? Jaa, just see sama. Kas te saaksite tulla kohtumisele näiteks neljapäeval kell 16.00? Ma arvan küll, jah. Väga hea. Me kohtuksime politseimajas kabinet number 306. Ma saadan teile ka meili, kus on täpne kellaaeg ja asukoht kirjas, eks? Jah, ma tahtsin veel küsida, et kas ma võin Andrega kaasa ka tulla? Jaa, loomulikult. Sellest on ilmselt palju abi, kui Andre teiega koos ennast julgemalt tunneb. Jaa, seda kindlasti. Siis julgemalt tunneks ta ennast kindlasti. Hästi, püüdke siis mitte liiga vara jõuda ja hea oleks, kui Andrel kõht oleks täis piisavalt puhanud hea tujuga. Ega Andrel juhuslikult mõnda kontrolltööd sellel päeval ei ole? Ma pean uurima seda, aga praegu küll ei tea, et midagi oleks. Hästi, kui selgub, et ikkagi on või tuleb midagi olulist vahele, siis saate samal numbril tagasi helistada. Kirja all on ka minu kontaktandmed. Aga andke palun hiljemalt üks päev ette teada, kui juhuslikult midagi segavat ette tekib, eks? Jaa, teeme nii, ma siis helistan tagasi. Üks asi veel, kuidas Andre ise ennast tunneb? On tal kõik hästi? No aitäh küsimust. Jah, tundub, et ta saab hakkama. Eks ta veidi endasse tõmbunud on. Kahjuks on see tegelikult viimasel ajal tema puhul väga tavaline. Kas me peame äkki psühholoogi või kellegi kohtumisele kaasa võtma? Ei. Me saame omavahel tegelikult hästi läbi. Nii et ma arvan, et saame hakkama, aga aitäh pakkumast. Selge, aga kohtume siis neljapäeval kell 16.00. Aitäh! Nägemist! Teeme nii, head aega! Selgita välja, kas lapsevanemad on psüühiliselt valmis last tema huve arvestades toetama ja talle vajalikku infot edasi andma. Näiteks, kui vanem on ise juhtunust traumeeritud või kaitsepositsioonil, ei pruugi tal olla energiat ega oskusi pöörata lapsele piisavalt tähelepanu.
Selgita välja, kas laps usaldab talle saatjaks tulnud inimest ja tunneb ennast temaga julgelt või tuleks leida veel keegi, kelle toel ta tunneks ennast menetluses turvaliselt. Kui vaja, kaasa menetlusse lastekaitsetöötaja, psühholoog või muu professionaal. Selgita välja, kas ülekuulamise, muu toimingu või istungi asukoht ja aeg sobivad lapsele. Võimaluse korral küsi seda lapselt endalt. Jälgi, et ülekuulamise või istungi tõttu ei kannataks lapse muud tähtsad tegevused, näiteks osalemine koolitundides ja kontrolltööd. No nii, kohtumise päev on käes ja siinkohal enne kohtumist peaksin kõrvale jätma kõik ebameeldivad asjad, mis minuga täna juhtusid. Pean keskenduma sellele, et ma kohtun lapsega, sõltumata sellest, millise teo ta on toime pannud. Jälgima, et ma näeksin korrektne välja. Näiteks kooli minnes ma vormi kindlasti ei kannaks, sest see tekitab väga palju eelarvamusi ja ebamugavust ülekuulatavale. Ja mis veel tähele panna, on aeg. Kui on lubatud kohtumine kell 4, siis kohtume kell 4. Kui natuke hiljaks jään, siis annan lapsele ja vanemadele teada ning selgitan, kus on WC, kus saab süüa ja nii edasi. Mõtle enne lapsega kohtumist läbi, kuidas sinu isikuomadused, suhtlemisoskus ja elukogemus võivad mõjutada suhtlust ja toiminguid lapsega. Kui lähed lapsega rääkima kooli või mujale, kus on lapsel tuttavaid, siis kanna hoolt, et see ei oleks lapsele stigmatiseeriv ega tekita temas ärevust. Näiteks ära kanna vormiriietust, vali kohtumiseks lapsele sobib koht ja aeg. Taga, et laps ja tema lähedased ei peaks koha peal toiminguid kaua ootama ning pikema ootamise korral teaksid, kus ja millal saab süüa juua. Tere, mina olen Vitali, politsei uurija. Kohtusime korra telefonis. Sina oled Andre. Tere Andre, mina olen Vitali ja mina olen politsei uurija ja mina uurin seda juhtumit, mis juhtus eelmisel nädalal sinu ja Peetriga. Kas Peeter on ka siin? Ei. Sellepärast sa ei pea muretsema. Me üritame asja korraldada nii, et sa Peetriga uurimise käigus ei kohtu. Kas sa tahaksid täna üksinda minuga rääkida või ema võib koos meiega olla? Pigem koos emaga. Koos emaga, väga hea. Nii nagu te soovisite, kõigepealt me kohtume täna Andre advokaadiga, kes on riigi poolt määratud ning hiljem mina esitan Andrele mõned küsimused. Loodetavasti saame nii tunniga hakkama. Liigume siis vastavasse ruumi. Tutvusta ennast lapsele iga kord ja selgita talle oma rolli menetluses. Küsi, kas laps tahab, et teda saadaks ülekuulamisel või istungil keegi kindel inimene ning selgita, miks mõni inimene ei saa ülekuulamisel või istungil temaga koos osaleda. Kanna hoolt, et laps ei puutuks ootamise ajal kokku kahtlustatava, süüdistatava ega teistega, kellega ta ei peaks kokku puutuma. Andre, kas oled kunagi uurija kabinetti näinud, näiteks filmis? Jaa. Tahad päriselt näha? Hästi, vaatame korraks sisse. Küsi lapselt, kas ta soovib ruumidega tutvuda. Kui vaja, korralda enne ülekuulamist või istungit lapsele kohtumaja, kohtusaali ja muude ruumide tutvustamine, et lapse ärevust vähendada. Kanna hoolt, et ülekuulamise või istungi ruumis oleks võimalikult vähe inimesi ja seal ei viibiks kedagi, kes võib mõjuda lapsele häirivalt, sealhulgas kahtlustatav või süüdistatav. Võimaluse korral kasuta lapsesõbralikku ülekuulamisruumi. Tere Andre, minu nimi on Eleri, mina olen advokaat ja advokaat on see inimene, kes menetluses kaitseb sinu õigusi ja kontrollib, et kõik oleks täpselt nii, nagu seadus ette näeb. Kõigepealt räägiksimegi sellest, millised sinu õigused on ja siis ma selgitan sulle, mis nüüd hakkab toimuma, milline menetlustoiming tulemas on. Selleks, et kõige paremini sinu õigusi kaitsta, ma tahaksin teada, mis täpselt juhtus, siis me oskame võtta nii-öelda õiget seisukohta. Kas sa tahad, et selle kohtumise vestluse juures oleks sinu ema või oled sa nõus üksinda olema? Jah, tahan, et tema oleks siin. Väga hea. Ema siis saab jääda. Kas sinu õigusi on keegi sulle juba politseis tutvustanud? Jah, politseinik käis koolis, luges mulle ette. Kas sa mäletad neid õigusi ja kas sa said neist täpselt aru?
Ma ei tea. Sellest pole midagi, vaatame koos need õigused üle, et mälu värskendada. Kohe, kui sa midagi aru ei saa või midagi ebaselget on, siis anna mulle märku. Selgitame need asjad üle. See paber, kus nad kirjas on, see jääb sinu kätte. Saad kodus need rahulikult üle vaadata, võid arutada ka koos ema ja isaga. Eks ole? Hakkame siis otsast peale. Sinu peamine õigus selles kriminaalmenetluses on õigus vaikida. Tee kindlaks, kas laps teab, kes temaga ülekuulamisel või istungil vestleb ja mis on selle inimese roll. Kohanda suulist ja kirjalikku teksti lapse vanuse, arengutaseme ja võimalike suhtlemisraskustega. Soovitusi leiad eakohaste küsimuste juhisest ja lapse küsitlemise käsiraamatust. Informeeri last nii suuliselt kui ka kirjalike materjalide abil. Vajaduse korral kasuta pildimaterjali. Ole lapsega sõbralik, hoidu ülemäärasest ametlikkusest ja jälgi oma hääletooni, kehakeelt, kõneviisi, riietust, inimeste asetust ruumis, eri tasapinnad ja muu selline. Nii, õigused lugesime läbi. Kuidas sulle nüüd tundub, kas sa said kõigest aru? Nüüd on okei. Hästi. Nüüd edasi hakkab uurija sult küsima küsimusi ja lepime sinuga niimoodi kokku, et kui on midagi, mis ebaselgeks jäi, siis anna kohe märku, eks ole? Jah. Väga hea. Ma salvestan meie vestluse, siis on meil lihtsam juhtunud hiljem analüüsida ja me ei pea samu küsimusi üle küsima. Eks? Püüa korduva ülekuulamise asemel kasutada audiovisuaalseid salvestusi. Kui korduvat ülekuulamist ei saa kuidagi vältida, siis taga, et võimaluse korral kuulaks last üle sama spetsialist. Selgita lapsele, miks on vaja teda korduvalt üle kuulata. Väldi võimaluse piires küsimuste kordumist. Julgusta last väljendama oma soove ja arvamust ning kujunda talle turvaline ja mugav õhkkond, kus ta julgeb küsimusi esitada. Ära eelda, et laps küsib kõike ise, vaid uuri, kas midagi on vaja selgitada ja kas ta tunneb ennast julgelt. Veendu iga kord pärast lapse informeerimist, et ta sai kõigest aru. Näiteks palu lapsel mõtet oma sõnadega korrata. Ja vist ongi tänaseks kõik. Peaaegu tunniga saime hakkama. Nüüd edasi annan ma info edasi prokurörile, kes võtab juba sinuga ühendust, sest tal on kindlasti sulle küsimused. Annan igaks juhuks ka enda visiitkaardi. Saate vajadusel mulle helistada. Ja veel. Annan teile kaasa need infovoldikud, siis siit saate vast kõikidele küsimustele, mis puudutavad menetlust vastused. Ja Andre, ma näen, et sul on telefon kaasas. Kirjuta korra brauserisse lapse sobralik menetlus .just.je lapse sobralik menetlus .just.je avanes. Jah. Oot sealt leiad ka igasugust infot menetluse kohta. Ja siis kui on küsimus, siis saate alati ka minuga ühendust võtta. Andre, mäletad, mis oli järgmine samm juurdluses? Minuga võetakse ühendust. Ja, kes võtab ühendust? Prokurör. Prokurör, õige. Jah, väga hea, aga siis aitäh teile, et tänaseks on kõik. Korralda ülekuulamine või istung võimalikult lühikesena, ideaalis mitte rohkem kui 1 tund. Jaga lapsele ja tema lähedastele praktilisi juhtnööre ja infot eesseisva kohtumise kohta. Ära eelda, et seda on teinud keegi teine. Kohtumise alguses selgita lapsele, mis juhtuma hakkab ning kohtumise lõpus räägi, mis edasi saab. Selgita iga menetlustoimingu lõpus välja, kes lapsega edasi tegeleb, talle infot jagab ja teda toetab. Veendu, et oled andnud lapsele tagasisidet ja infot selle kohta, mis edasi saab. Jäta lapsele ja perele selged kontaktandmed, kust nad saavad infot ja edasist tuge. Ja siit edasi mõtlen, milliste spetsialistidega tuleks arutada järgmisi lapsega seotud samme.
ja alustan koostööd ning vahetan saadud infot juhtumiga seotud spetsialistidega, et last ei peaks uuesti küsitlema või ära kuulama. Kui ülekuulamise käigus selgub, et laps vajab lisaabi, siis teavitan sellest vastavat spetsialisti ning aitan perel temaga ühendust võtta. Mõtle, milliste spetsialistidega tuleks arutada järgmisi lapsega seotud samme. Tee koostööd ja vaheta infot juhtumiga seotud spetsialistidega, et last ei peaks uuesti küsitlema. Kui menetlustoimingute käigus ilmneb, et laps ja pere võivad vajada lisaabi, siis teavita sellest vastavat spetsialisti ning aita lapsel ja perel spetsialistiga ühendust võtta. Eks iga laps on tegelikult väga erinev ja kõige tähtsam on leida see joon või tabada ära, mis on tema jaoks oluline. Siis on meil temaga palju kergem hakkama saada ja ta on palju avatum.